Tere kõik, olen Kadri Soo ja esindan Tartu Ülikooli ja täna siis räägin tõesti ühest uuringust, mis on siis läbi viidud ka Norra finantsmehhanismi toel ja uuring keskendus neile naistele, kes on kasutanud siis naiste varjupaikade teenuseid. Aga kõigepealt, et enne kui ma lähen uuringu tulemuste juurde, ma põgusalt räägin ka sellest, mida see naiste varjupaikade teenus üldse endast kujutab ja millised põhimõtted on ohvrite abistamise teenustele. Et tuginedes ka erinevatele rahvusvahelistele dokumentidele, peamiselt Istanbuli konventsioonile, millest siin juba ka täna on päris mitmel korral juttu olnud, siis võib välja tuua, et ohvrite abistamine peaks olema midagi sellist, mis on suunatud kõikidele. Kui me räägime naistest, kes kannatavad vägivalda, siis sellisel juhul see teenus peaks olema suunatud kõikidele naistele, see teenus peaks olema just spetsiaalselt sellele sihtgrupile orienteeritud, see tähendab, et teenus peaks võtma arvesse selle probleemi eripära. Teenus peaks olema kättesaadav ka kõikjal riigi territooriumil, et naised erinevates piirkondades saaksid, et nad ei peaks tegema suuri pingutusi, et nad teenuseni jõuda, sest muu vastasel korral nad sinna teenusele lihtsalt ei jõua. Ka teenus peaks olema niiviisi, et oleks ka piisav arv majutuskohti, turvalisus oleks tagatud neile naistele, kes seda teenust vajavad, kes on siis vägivalla ohvrid või neil on ka vägivalla oht ja ka muidugi neil kaasas olevatele lastele. See teenus peaks olema midagi sellist, mis võtab arvesse ka kogu selle probleemi, vägivalla probleemi sellist soolist eripära. Ja mis on ka oluline erinevate dokumentide kohaselt, et see peaks olema teenus, mida pakutakse ühest kohast, need erinevaid abivõimalusi, et see ohver ei peaks siis jooksma erinevate asutuste vahelt. Ja ka soovituslik on see, et teenust siis osutaksid siis peamiselt samast soost spetsialistid. No nii, ma tahaksin minna järgmisele slaidile. Slaid ei vahetu mitte kuidagi iseenesest. Vaatame, mis ta teeb. Ja ongi. Aga, no see nii kaua jah, kui see natuke... Aha, tuli. Ma läksin liiga edasi. No ma vaatan. Nii, nüüd läks käima. Ja tulles siis Eesti juurde, mida siis Eestis pakutakse, millist abi pakuvad siis naiste tugikeskused, siis tegemist on ka sellise spetsialiseeritud kompleksteenusega, eesmärgiga siis ohvrit nii palju aidata, toetada, jõustada teda, et ta saaks sellest vägivallaringist välja tulla, et ta oleks piisavalt tugev hakkama saama, et tema turvalisus oleks tagatud. Ja see teenus, mida siis naiste tugikeskused pakuvad, jaguneb laias laastus turvakoduteenuseks ja erinevateks nõustamisteenusteks. Et turvakoduteenus sisuliselt on selline majutusteenus, mis siis annab sellise turvalise koha võimaluse seal ööbida, välja puhata, rahuneda, mõelda oma olukorra üle järele, seada plaane, mida edaspidi tegema hakata. Seal turvakodus on olemas ka siis eluks olulise selline vajalikud vahendid, et kui naine, kes on siis kodus kiiruga lahkunud, et ta saaks sealt siis hakkama. Ja seal turvakodus pakutakse ka siis vajalikku nõustamist selle naisele. Kui rääkida nüüd nõustamisteenustest, siis siin tuleb kõigepealt mainida esmast nõustamist. Sisuliselt sellist nõustamist, mida siis pakutakse ka siis telefoni teel, kirja teel, tuleb naine kohale ja mida on võimalik saada ka sellistel aegadel, mis siis väljub tavalisest tööpäeva raamest. Et kui siis kuulatakse ära, mis mure naisel on, hinnatakse seda riskiolukorda, kas on vaja kohe ja kiiresti tegutseda, millist abi oleks kohe ja kiiresti selle naisele vaja, et tema turvalisus oleks tagatud.
antakse nad informatsiooni, millist muud abi oleks võimalik veel tema olukorras saada. Vajaduse lepitakse siis kokku järgnevad kohtumised. Edasi kulgeb see siis siis juhtumispõhise nõustamise laadsena, kus siis selgitakse täpsemalt välja see, milline on naise olukord, millised tema soovid on, mida ta tahaks ise teha, kuhu välja jõuda, milline on see olukorra spetsiifika, mida tema olukorras võib talle, millist abi võib pakkuda. Räägitakse täpsemalt siis tema naise õigustest, muudest teenustest ja abist, mida naine võiks saada nii selle tugikeskusest kui ka väljaspool tugikeskust, mõne teisest asutusest. Et see on selline kompleksne nõustamine, tehakse plaan, mida siis vaadatakse siis aeg-ajalt üle, et seda naist tema olukorras aidata. Tugikeskused pakuvad naistele ka juriidilist abi, mis siis põhimõtteliselt seisneb siis naise sellise õigusalase olukorra hindamisest, et ühesõnaga millist õigusalast abi ta vajaks, milliseid dokumente oleks vaja selleks koostada, jurist aitab neid dokumente koostada, aitab koguda vajavat informatsiooni või tõendusmaterjali, ta aitab siis selle naist esindada kohtus või kohtuvälises menetluses, kaitsta teda, kui on vaja, suhelda erinevate instantsidega, politseiga, prokuröriga, kohtuga ja nii edasi. Ja pakutakse ka abi siis väga erinevates küsimustes, kas on siis päevakorral abielulahutuse probleem, on see lastega seotud teemad, varaga seotud valdkond või muu. Ja veel on võimalik saada ka psühholoogilist abi, ka siis psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, et toetada naist emotsionaalselt, tõsta tema enesehinnangut, enesekindlust, et naine oleks piisavalt tugev, et selles olukorras hakkama saada, et võtta ette edasisi samme vägivallaringist väljumiseks, minna kohtusse, kui vaja, sest vastasel korral ei suudeta sellega hakkama saada. Ja abi pakutakse muidugi ka lastele, et kas siis ka lastele nõustamist. Ja väga oluline tugikeskuse teenuste puhul on see kompetentsus, töötaja pädevus. Et üks asi on selline erialane haridus, et me eeldame, et juristil on ikkagi õigusalane kõrgharidus või psühholoog on vastava haridusega, aga väga oluline on just selline teemast teadlik olek, vägivalla spetsiifikast teadlik olek, naistevastase vägivalla teema tundmine ja tugikeskuse töötajatele siis osutataksegi siis sellist spetsiaalset väljaõpet, et tavaline jurist, kes võib olla oma erialase haridusega, ei pruugi olla piisavalt mõista kogu selle valdkonna spetsiifikat, et aidata näiteks naist õigusalastes küsimustes, see eeldab, et olla teadlik siis kogu selle vägivalla toimepanemise mustritest, mõjudest, kuidas ohver tunneb, käitub, kuidas mõtleb ja tegutseb vägivallatseja. Et anda piisavalt ja õiget abi. Aga tulles nüüd uuringu juurde, kõigepealt mul on slaidi veel natukene, kui ma räägin tugikeskuste statistikast, et nüüd eelmise aasta jooksul pöördus siis naiste tugikeskuse poole üle 1600 naisterahva ja need kõik mitte ei olnud majutusel. Et veidi üle 200 naise siis oli majutusel, vajas siis öömajateenust ja 186 last koos nendega, aga enamasti need naised, kes tugikeskusesse pöörduvad, vajavad üht või teist laadi nõustamisteenust. Ja valdavalt siis nende naistel, kes tugikeskusesse on pöördunud, on siis peamiselt tegemist paarisuhte vägivallaga, kus vägivallatseja tema siis praegune või endine partner, vähematel juhtudel on ka siis ekspartner, see vägivald on suhteliselt kompleksne. Ja selles mõttes, et see sisaldab nii psühholoogilist vägivalda, sageli füüsilist, seksuaalset või majanduslikku vägivalda. Ja juhtumid on ka suhteliselt keerulised. Tulles selle uuringu juurde, mis peamiselt toimus nüüd sellel aastal, kuigi ta alguse sai nüüd eelmise aasta lõpus,
siis selle uuringu eesmärk oli välja selgitada siis tugikeskusse pöördunud naiste siis arvamused tugikeskuse teenustest ja kuivõrd nad olid sellega rahul, mis abi nad seal ise tundsid, et nad said ja mis nad siis arvasid, millise abi need vajaksid veel. See uuringu metoodika oli selline põimitud, me kasutasime kahte meetodit, kõigepealt meil oli selline tagasiside küsitlus, kus siis naistel paluti täita ka siis paberkandjal selline väikene ankeet või sai seda teha ka veebiplatvormil. Ja teine variant oli siis intervjuud siis tugikeskuse teenuseid kasutanud naistega. Et siinkohal ma kõigepealt tänan tugikeskuse töötajaid, tänu kellele üldse see uuring teoks sai, kes siis aitasid, olid need vahendaja isikud, kes aitasid siis seda informatsiooni uuringust levitada, julgustada neid, et tasu karta selles uuringus osalemist, et uuring on anonüümne, kuskil ei ilmu nende nimed ega midagi. Ja aitasid nad ka seda uuringu läbiviimist korraldada. Et naised siis, kes siis täitsid selle küsimustiku, see oli tõesti anonüümne, täitsid ära, see panid ümbrikusse ja saadeti minule, kui ühesõnaga kõrvalisele isikule, mina neid tulemusi analüüsisin. Ja intervjuud ka leppisime siis naistega kokku, et saada naisi jutule ja julgustada neid rääkima. Ma põhimõtteliselt rõhutasin seda, et me intervjuu raames me ei räägi nende isiklikest vägivalla kogemusest, me ei lähe tagasi minevikku, vaid me intervjuu rõhk on kogu sellel teenusel, mida nad on saanud ja teenustel. Ja naised tegelikult olid väga, need, kes nõustusid osalema, olid ka väga tublid, nad olid väga avameelsed ja nad väga tahtsid, et sellest oma abisaamise kogemusest rääkida, et ka julgustada teisi naisi pöörduma varjupaika ja mitte kartma. Ja kokku siis oli uuringu siis 10 tugikeskust Eestist. Tugikeskuse poole pöördumine, sellest me alustasime, et kuidas siis, mis nad siis teadsid varem tugikeskustest ja kuidas see pöördumine aset leidis, siis ma peaks ütlema, et tegelikult nende naiste teadlikkus tugikeskustest kui sellistes või nendes teenustes on suhteliselt madal. Et oli päris mitmeid naisi, kes ei teadnud üldse, et sellised asutused on olemas. Oli palju naisi, kes küll teadsid, et nad on kuulnud, et tugikeskused on olemas, aga nad teadsid, et need on kuskil Tartus või Tallinnas, aga mina, kui ma elan kuskil väikelinnas, et ma olen kuulnud varem, et seal on tugikeskus. Et ühesõnaga see teadlikkus olemasolust või Eesti kaetusest oli kehmapoolne. Või siis, kui ka teati, et olemas on tugikeskus ja ka oma lähedal asulas, siis ei teatud üldse eriti, mis abi sealt saab. Päris mitme naise puhul oli see tugikeskuste suhtumine ka seotud sellise eelarvamusega. Üks naine rääkis, et temal oli sõbranna, kes siis ütles, et ei, et kas see ikkagi on hea mõte sinna tugikeskusesse minna, et varem me metasime neid ka varjupaikadeks, et see kõlab nagu kodutute varjupaik või kastide koerte varjupaik, et see on kindlasti kuidagi sellistele naistele suunatud, kes siis ei saa kuskil majutust või võib-olla on isegi sellised probleemsed või asotsiaalsed, et ütleme, selline negatiivne kuvand oli. Ja kui naised siis sinna pöördusid ja olid pärast nagu väga ullatunud, et ei olegi üldse sellistele naistele suunatud, et neil oli nagu teatav aha-efekt. Et pigem on see tulemus, mis räägib seda, et oleks just seda teadlikkust levitada ja ka rõhutada, et see on asutus, kus saab abi ja et seal tulevad ka täiesti sellised tavalised Eesti naised. Kui saadi infot siis tugikeskuste kohta, väga sageli oli selleks mõni spetsialist. Kui naised olid jõudnud politseisse, politsei suunas neid ohvriabisse, siis ohvriabi edasi saatis naisi siis tugikeskusesse. Või siis oli see kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja, kelle juurde naine oli mingil põhjusel jõudnud. Leiti informatsiooni ka internetis, vähestel juhtudel oli soovitajaks omaenda lähedane tütar, kes oli internetis otsinud informatsiooni ja andnud temale nõu, et mine, või ka tööandja. Naiste kontakti võtmine tugikeskusega
kas sai siis alguse sellest, et nad ise siis helistasid peamiselt sinna ja sealt hakkas edasi arenema koostöö tugikeskuse töötajatega või oli see, et keegi teine spetsialist, näiteks ohvriabitöötaja ise algatas selle nii-öelda kliendi suhte. Ohvriabitöötaja ise rääkis tugikeskuse töötajaga, rääkis, et selline lugu on, kas ja kuidas saaks siis selle naisele abi pakkuda. Ja siis juba haaras tugikeskuse töötaja ohjad ja asi kulges edasi. Et selliseid teid pidi jõudsid naised sinna. Nüüd teenustes, mida naised siis tugikeskuses said, mis nad oma lugudes rääkisid, siis nad tõid välja reageerimiskiirust. Kui nad ise olid kontakti võtnud või siis kas näiteks ohvriabitöötaja vahendusel nad olid sinna tugikeskuse poole siis jõudnud, siis neid üllatas reageerimiskiirus. Nad kujutasid ette, see kindlasti võtab aega, mingisugune bürokraatlik värk seal vahepeal, aga see, et toimiti nii kiiresti, võeti kähku ühendust, räägiti kohe, kuidas olukord on, organiseeriti, kui vaja, kodust tulemine, asjade ära toomine, sõideti naise juurde koju, üks naine ütles, et tema oli sel hetkel oma vanemate juurde põgenenud, kuskile maale, isegi sinna tuldi naisega rääkima, et see reageerimiskiirus oli see, mis neid üllatas. Ja nende jaoks oli ka väga oluline. Nad tõid välja ka esmase kohtumise olulisust. See esimene kontakt on väga oluline ja määrav selles, kuidas võiks kulgeda edasi järgnevad koostöö tugikeskustega. Selline empaatiline lähenemine, ärakuulamine ja selline kriitika vaba hoiak. Naised tundsid, et nad lähevad kellelegi korda. Et keegi, kes kuulab, keegi, kes usub neid ja ei ütle ühtegi halba sõna, ei heida ette, miks sa niiviisi käitusid, miks sa ei läinud varem. Ja selline rahustav suhtumine, rääkimine, naised tundsid, kuidas pinge langes. Et ma ka alguses küsisin intervjuu alguses, et mis teenused nad siis soovisid ja millised olid ootused tugikeskuste suhtes neil. Siis naised ütlesid, et ega neil ei olnudki ootusi. Nende peamine ootus oli see, et saaks sellest hullumajast ära, saaks kuskile, kus oleks rahulik ja vaikene. See oli nende ootus. Aga et mis teenuseid seal pakutakse, ühest küljest jah, võib-olla see teadlikkus oli madal, nad ei osanudki selles mõttes arvata, mida nad sealt saavad. Aga esmane soov oli saada rahu ja vaikust. Kuskile, kus tunda ennast turvalisena. Ja mida siis selle nõustamise raames tugikeskuse töötajad siis naistele pakkusid? Et üks asi oli see, et nad aitasid mõista seda olukorda, milles nad on. Mõned naised ka rääkisid, et nad elasid selles suhtes, see oli miski, mis toimus, miski, mis häiris neid, aga nad ei suutnud oma olukorda defineerida. Panna sinna juurde silt, jah, see on vägivald, perevägivald, ma olen vägivalla ohver. Tugikeskuste töötajatega arutades, rääkides, nad jõudsid selle teadmisele. Tõesti, ka mina olen vägivalla ohver. Olen küll küla pealt kuulnud, näinud, lugenud lehest, aga näed, ka mina olen sellises olukorras, ma oleks uskunud. Et saada oma olukorrast aru jõuda selgusele oma valikutes, soovides, mida siis tahetakse teha. Et aidati tõesti kiiruga lahkuda kodust, oma asju kätte saada, tuldi kaasa koju, organiseeriti sellist turvalist kodus käimist. Aidati vormistada erinevaid dokumente, vene keelt kõnelevad naised, meil olid ka mõned sellised valimis, ütlesid, et nad ei saa teinekord aru, kõik käib eesti keeles, inform eesti keeles, siis tugikeskuse töötajad aitasid tõlkida dokumente, nad aitasid ka erinevate ametiasutuste puhul suhtlemises siis ka olla tõlkina kõrval. Aitasid tugikeskuse töötajad ka suhelda erinevate instantsidega. Minna lastekaitsetöötaja juurde kaasa või minna isegi suhelda naise eest, lastekaitsetöötajaga, suhelda politseiga, kohtuga, olla kohtus ka see julgustav toetav isik. Aitasid korraldada kohtumisi lapse isaga, organiseerida neid või olla selleks kolmandaks isikuks, kui oli määratud kohtumine kolmanda isiku juuresolekul. Mis tuli ka ette, et osad naised pidid vahetama elukohta vägivalla tõttu, elades võib-olla alguses ühes omavalitsuses, kuna olukord oli niivõrd tõsine ja kartus just selle ahistava jälitamise pärast sundis naist elukohta vahetama, minna hoopis teise Eesti serva.
siis tugikeskused tegid siin koostööd, aitasid naisel liikuda teise kohta. See tähendas muidugi ju naisele ja ka lastele, sealjuures uue elu alustamist. Leida uus töökoht, uus elamispind sellise taskukohase hinnaga, leida lastele lasteaiakoht, mis on võib-olla tihti väga keeruline, ka siin tulid lastekaitsetöötajad appi, nad rääkisid kohalikes omavalitsustes, käisid seal istungitel, veensid neid ja aitasid leida siis kiiruga ka lasteaiakohta või suhelda kooliga. Ja rääkimata siis sellisest moraalsest toest, julgustamisest, motiveerimisest või ka olukorrast, kus naine võib-olla on päris kindel, mis ta ikkagi soovib ja tahab, kui naine läks ka vahepeal koju tagasi, siis toodi välja seda, et kui nad siis lõpuks ühel hetkel leidsid, et mees ei muutu, see olukord ei lahene seal kodus, et see lahkuminek on ainukene lahendus olukorrale, et siis tugikeskuse töötajad ei heitnud seda ette, miks käidi edasi-tagasi, vaid nad olid väga abivalmis siis edasi aitama ja leidma neid teid, mida siis teha. Majutusteenus. Umbes pooled selles uuringus osalenud naistest siis kasutasid majutusteenust, kas nad olid siis seal üksinda või siis koos lastega ja nende teenusel või majutusel viibimine siis varieerus seal võib-olla paarist päevast kuni päris mitme kuuni. Ja naised väga tänasid selle võimaluse eest olla siis sellises turvalises vaikses kohas, puhata seal välja, kosuda, mõelda, mis edasi saab, teha edasi plaane. Nad leidsid väga oluline see, et majutuse aadress on salastatud, rõhutasid, et teenus on tasuta, et see ei ole keegi ei küsi hotelli arvet nende käest, et eriti need naised, kes siis olid ilma tööta või kes siis olid sunnitud oma elukohta vahetama, nende jaoks oli see väga oluline, et nad said sel hetkel seal viibida ja nad ei pidanud selle eest maksma, sest nii ehk naa kulus oma raha igasuguste ümberkorralduse tegemiseks. Ja et ka turvakodus viibimise aega ei piiratud, et nad võisid olla seal senikaua, kui nad said oma asjad korda. Mõned naised küll rääkisid, et kui peaks juhtuma, et turvakodus tuleb mitu naist ja neil on lapsed kaasas, siis võib kipub tekkima olukord, kus läheb kitsaks. Et lapsed on lapsed, nad vajavad rohkem ruumi kui täiskasvanud inimene. Ja sellisel juhul võib olla see olukord natuke keeruline ja võib-olla mõned suhted võivad seal minna pingeliseks. Aga nad leidsid, et mis siis sellest hoolimata oli väga tore, et see asutus oli olemas. Psühholoogiline nõustamine, peaaegu kõik naised, kes siis uuringus olid, said ka psühholoogilist nõustamist, nende seansside arv ka varieerus, seal ühes seansis kuni 10 seansini. Nad väga kiitsid seda teenust, et see aitas saada lahti nendest hirmudest, ärevusest, süü- ja häbitundest. Nad tundsid, et nad said ükskord rääkida kellelegi ära oma loo. Et mõned naised ütlesid, et nad on olnud 20 aastat vägivaldses suhtes ja keegi ei tea. Isegi nende ema ja isa ja õed-vennad ei tea, et nad elavad sellist elu. Ja et see on veel eriti raske, sest mitte ainult see kodune elu ja see koormus, vaid et peab ka valetama, rääkima lugusid, peitma seda oma kõige lähetasemate inimeste eest. Et sellest koormast sai lahti. Aitas tõsta ka enesehinnangut, olla enesekindlam, võtta vastu otsuseid. Naised arvasid, et kui seda psühholoogilist nõustamist ei oleks olnud, vaevad, et nad oleksid pöördunud siis kuskil politseisse, hakanud mingid kohtuteed käima, sest neil ei oleks olnud seda julgust. Sest see oli niivõrd raske seista vastakuti oma vägivaldse mehega ja siis nõuda seal mingisuguseid nõudmisi, kas laste või vara või muu sellise suhtes. Ja ka räägiti üksikud, kes olid saanud abi ka tugigrupis osalemisest. Ma saan aru, et seda vist igas Eesti naiste tugikeskuses ei pakuta seda teenust, aga see oli ka väga positiivne kogemus, sest tugigrupis, kus on koos naised, kes on sarnases kogemuses, nad saavad vahetada oma tundeid, mõtteid, ühiselt arutada teemade üle,
tunda, et ma ei ole üksi. Et me oleme justkui kogukond ja me üheskoos nii-öelda saame tugevamaks. Mõned naised, kes siis olid saanud tugikeskuse poolt psühholoogilist nõustamist, olid käinud ka tegelikult mõne teise nõustaja juures. Kas need oli siis lastekaitsetöötaja või ohvriabitöötaja suunanud kuskile mujale varem, kus nad olid siis käinud. Ja siis nad võrdlesid seda teenust ja reeglina nad leidsid sellist asja, et tugikeskuse teenus neile meeldis rohkem. Miks? Et ehkki ka see teised nõustajad tundusid küll olevat kenad ja toredad ja mõistvad inimesed, siis just peamine erinevus oli see, et tugikeskuse töötaja, tugikeskuse psühholoog tundis seda probleemi paremini. Ta mõistis, miks naine käitub nii, miks mees käitub miks see toimub, mis on selle vägivalla muster, just selle probleemi selle fenomeni spetsiifilisus. See ongi just see spetsiaalne väljaõppe, mis siis eristab nii-öelda siis tugikeskuse psühholoogi võib-olla mõne teise asutuse psühholoogist. Aga see on ainuke asi, mida nad välja tõid. Et naistele meeldis ka, et tugikeskuse töötajad pakkusid võimalust suhelda ka seansi välistel aegadel. Et see ei olnud ainult, ütleme, et kolmapäeval 2-4 on kogu tegevusprotsess, nõustamistöö, vaid tugikeskuse psühholoogid olid paindlikud. Kui vaja, võtsid nad ühendust, naised võisid helistada neile, kui neil tekkis mingi ärevuse olukord, võib-olla mees oli võtnud ühendust, mis iganes. Ka psühholoogid ise olid naistega ühendust võtnud. Et just selline paindlik lähenemine, selline individuaalne lähenemine neile meeldis. Ja ka see, et psühholoogid oskasid anda ka nõu ka nende erialast väljuvatel teemadel. Juriidiline nõustamine, ka päris paljude uuringus olevad naised said siis juriidilist abi ja juristid aitasid siis tõesti välja selgitada nende olukorda, millised õiguslikud lahendused oleksid võimalikud nende olukorras, aitasid siis välja töötada tegevuskava, erinevaid dokumente vormistada, kas siis oli seal abielu lahutamise puhul teha laste elatisraha nõudeid, hooldusõiguse või suhtluskorra määramise küsimustes, aitasid lahendada ka ühisvara küsimusi või siis, et üks naine tõi, kuidas siis juristi abiga ta sai siis korteri, mis oli siis mehega ühisvaras, et kuidas ta siis aitas neile korteri ta asjale endale saada, et ma sai siis oma arukate lastega siis edasi elada, et ilma juristita ei oleks see võimalik olnud. Juristid aitasid teha ka esmase õiguskaitse taotlust lapse elukoha määramise suhtes ja ka aitasid sellega kaasa vältida lapse röövimisele või äraviimisele mehe poolt. Et ka selliseid juhtumeid tuli ette. Et üks naine rääkis, kuidas siis tema laps oli ka ära viidud ja tänu siis juristile, kes algatas siis selle menetluse, kuidas siis last siis tagasi saata või andis nõu, kuidas siis üldse sellist olukorda ennetada. Laenude puhul anti nõu või kuidas siis varalistes küsimustes toimida, aidati koostada tegevusplaane, kui oli tegemist sellise materiaalselt terroriseeriva mehega, et kuidas siis ennetada või käituda sellisel juhul, kui mees siis püüab naise sellist materiaalset heaolu kahjustada, erinevaid siis kas vara kahjustada või muid viise. Eelarvelist kuusmõtlemist teha nagu naine rääkis. Aga igasugune esindamine kohtus, see oli enda arvates väga oluline, sest tavainimesega ei ole kohtuga pistmist, ei pruugi üldse teada, kuidas kohtuprotsess toimub, mida seal tegema peab, mida ütlema peab või mida mitte ütlema. Et see oli väga oluline, kuidas anti siis nõu, et kuidas peaks siis kohtus käituma ja siis see, et ka jurist siis aitas kohtus esindada naist. Ja muidugi rõhutati seda, et teenus oli tasuta, sest kui sellest eest oleks pidanud maksma, siis naised arvasid, et nad tõenäoliselt ei oleks midagi sellist ette võtnud, sest oma rahakoti pealt nad seda lubada endale oleks saanud. Oli teemaks ka nende naistega, kellel olid siis lapsed ja laste puhul siis pöörduti kohtusse laste siis hooldusõiguse või suhtluskorra vaidluse küsimuses.
ja naised siis rääkisid väga erinevaid kogemusi. Oli neid, kes olid väga positiivse kogemusosaliseks saanud, kus siis kas siis kohtunik, laste esindaja või advokaadid väga mõistsid, nad said aru ühesõnaga, mis see vägivald on, kuidas ta võib mõjuda ja võtsid ka seda siis otsuse tegemisel arvesse. Sest teatavasti just laste kaudu sageli jätkuda selline ohvriga manipuleerimine, kuidas vägivallatseja püüab siis laste kaudu ohvrile kätte maksta, teda jälgida, kontrollida ja nii edasi. Aga oli ka sellised olukordi, kus naised ei olnud väga rahul ja kus naised tunnistasid, et kohtunik või lapse esindaja selgelt eirasid vägivalla olemasolu suhtes, isegi sealjuures ka politsei tõendeid selle kohta, et politsei on kutsutud välja erinevate vägivallaepisoodide juurde, kuidas siis pandi silm kinni ja ei juhtunud, politsei või kohtunikud ei võtnud neid arvesse. Aga siin oli ka selline olukord, kus siis üks naine siis pärast esimest kohtulahendit, mis oli tema jaoks ebasoodne, tänu juristi abile sai siis koostada apellatsioonikaebuse ja teisel ringil nad siis said oluliselt parema lahenduse, mis siis aitas siis naise olukorrale kaasa. Pakuti ka teenuseid lastele, psühholoogiline nõustamine oli see, mida väga kiideti, sest lapsed, nad elavad seal peres, nad näevad ja kogevad kõike seda, see avaldab neile mõju. Naised rääkisid, kuidas siis vägivalla tõttu olid kui lapsed ärevamad, neil oli agressiivsuse hoogusid, kas siis koolis või kodus, olid kohanemisraskusi, hirmusid, ärevust, voodimärkamist, nii edasi. Ja naised ütlesid ka, et sageli on endal raske rääkida lapsega sellel teemal või laps ise ei taha emaga rääkida, sest lapsed näevad, et see teeb emale haiget ja selles mõttes oli parem, kui lapsed käisid psühholoogi juures, tänu psühholoogiga vestlemisele lapsed muutusid avatumaks, nad muutusid rahulikumaks ja see aitas siis ema ja lapse pingeid ka maandada, lisaks sellele, et lapsed said ka ise enesekindlamaks ja tugevamaks. Aga peale selle siis aitasid tugikeskuse töötajad ka vajadusel lapsi hoida, selles mõttes, et kui näiteks naine oli nõustamisel, aitasid vajadusel ka lapsi kooli saata või minna vastu, kui ema oli tööl, aitasid lapsi ette valmistada psühholoogiliselt, kui ees kohtumine isaga, või isegi otsisid raha huvitegevuse kompenseerimiseks, et vägivalda kogenud naiste lapsed ei peaks olema kuidagi teistsugused kui teistest peredest pärit lapsed. Naiste arvamused tugikeskuse teenuste kohta võiks öelda, et me küsisime seda, et mis nad arvavad sellest, et need teenused oleksid komplekssed, need pakutakse ühest asutusest. Ja nad väga pooldasid seda ideed, et esiteks see on mugav, see on lihtne, on kindlasti parem rääkida oma lugu ühele isikule, ühele inimesele, kui et erinevatele. Mõned asjad ütlesid, et nende jaoks on üldse abi palumine väga suur ettevõtmine. Nad meelega ei läheks üldse, ei küsiks kellegi käest abi. Aga kui on valida, kas koputada ühele uksele või koputada mitmele erinevale uksele, siis nad valivad esimese varianti. Ühes kohas abi saamine aitab tõsta ka usaldust, seda usaldust koostöös vastu. Et naised mõtlesid, et kui nad räägivad ühe tugikeskuse töötajaga ja nad tunnevad usaldust selle töötaja vastu, see justkui laieneb ka teistele sellesama tugikeskuse töötajatele. Ja pealegi tugikeskuse töötajad, nad moodustavad meeskonna, nad arutavad neid juhtumeid, suudavad koostöös pakkuda välja paremaid lahendusi, kui et inimesed, kes on siis laiali erinevates asutustes. Tugikeskuse teenust peeti väga vajalikuks enda jaoks, sest nad ütlesid, et kui seda ei oleks, siis ei teaks, mis oleks. Tõenäoliselt arvati, et elataks siis sealsamas peres edasi, selles väga vägivaldses suhtes, või kui oleks see sealt ka ise kuidagi moodi välja saadud, siis see elukvaliteet oleks oluliselt kehvem. Vaimne tervis oleks kindlasti kehvem, materiaalne toimetulek oleks nigelam, kannataksid lapsed selle tõttu rohkem. Mõned naised arvasid ka, et kas nad siis üldse elaksid. Ja siin on siis üks joonis siis neilt, kes siis täitsid seda tugikeskuse tagasisidalehte,
ja siin on näha siis, millised olid vastajate hinnangud siis teenusele ja võib öelda, et valdav vastuse variant oli see, et nad nõustusid täiesti, et tugikeskuses olles nad tunnevad ennast hästi ja turvaliselt, tugikeskuse töötajad suhtuvad neisse lugupidavalt, saavad oma muredest, kogemustest rääkida, ilma et neid kritiseeritaks. Tunnevad, et nad on vajalikud ja aktsepteeritud inimesed ja nad saavad sealt ka kasulikke nõuandeid. Küsisin, millist abi nad veel vajaksid, siis selle peale kõigepealt ehmatati äärmiselt, et oi, et aga seda abi, mis ma sain, oli niigi rohkem, kui ma oskasin arvata. Mida ma siis veel peaksin ütlema, et mul ei olegi ühtegi ideed varuks. Kui mul natuke järgi mõeldi, siis leiti, et tegelikult oleks vaja veel rohkem psühholoogilist nõustamist, sest see oli küll hea, aga sellest ei piisa. Või nõustamist veel lastele või järelnõustamist. Tugirühmasid arvati, et võiks olla ikkagi rohkem. Arvati ka mõningaid selliseid abi, mis nüüd võiks pakkuda kohaliku omavalitsus, kas siis rahalist toetust elamispiire üürimisel või eelisjärjekorras lasteaiakoha saamist. Nii kui uuringu tulemusi kokku võtta, siis ma pean ütlema, et naiste hinnang, kes tugikeskuse teenuseid kasutasid, oli väga positiivne. See aitas neid oluliselt elus edasi ja aitas oluliselt nende eesmärgi poole, vägivalla vabama elu poole või sellest vägivallaringist välja. Neile meeldis, et teenus oli kättesaadav, kiire, oli mitmekülgne, see suhtumine neisse oli positiivne, neid kuulati ära ka töövälisel ajal või isegi ka nädalavahetusel, kui oli seda vaja. Neile meeldis, et töötajate huvi nende vastu ei lõppenud siis, kui lõppes kliendisuhe, vaid ka tugikeskuse töötajad julgustasid neid teinekordki ühendust võtma ja andma teada, kuidas neil läheb edaspidi. Ja lõpetaks sellise hea mõttega, mida üks naine ütles, et hea ja soe tunne on mõelda selle peale, et Eestis ikkagi sellised asutused on olemas, need on väga vajalikud. Tänan. Aitäh, Kadri Soo, ja enne kui lähmegi tugikeskuste tänamise juurde ja kutsume siia Riigikogu liikmetest koosneva lähisuhtevägivalla ennetamise toetusrühma, siis ma tahaks küsida, et kas teil on oma poolt saalist kommentaare, mingeid mõtteid, küsimusi, et mida adresseerida praegu? Jah. Tere, minu nimi on Halliki Voolma. Ma tahtsin Kadrilt küsida, et kas see uurimistöö on unikaalne siin Eestis või on teist tööd ka tehtud, kas on plaanis veel uurimistööd teha? Tegelikult ühes Tartu naiste varjupaigas ka intervjueeriti naisi, kes olid teenusel. Et ühes varjupaigas intervjueeriti naisi ka, kes olid teenusel, aga see nüüd piirdus ainult ühe varjupaigaga, aga minu teada ei ole rohkem selliseid olnud. Ja selles mõttes on ta esimene, et meil on ikkagi päris mitu varjupaika ja ikkagi annab nagu sellise põhjalikuma pilti Eesti naiste varjupaikadest. Veel kommentaari, repliiki, jah? Ma tahtsin küsida, et Mare Aabner Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidust, et kas oli valimis ka olemas puuetega inimesi, puuetega naisi? Kas te kaasasite neid valimisse? Ma selles mõttes ei oska päris täpselt küsimuse vastada. Mul jäi mulje, et ma ei hakanud küsima spetsiaalselt inimese puude olemasolu, sest mulle tundus, et see on nagu liiga selline isiklik küsimus. Aga tundub, et üks naine vist oli. Ma ei tea, kas millise puudega, aga see jäi jutust selline mulje. Ma mõtlen rohkem ikka nägemispuudega, kuulmispuudega, liikumispuudega. Ja nägemise halvenemisega. Tegelikult on näha ju praktiliselt. Ja üks nüüd naine oli, kellel oli ka puue, ma nüüd ei oska, mõtlen teiste, ma ei täpsustanud, sest me leidsime, et see on nagu selline iga nagu isiklik kogemus või asi ja seda ei hakka nagu küsima. Ja ligipääsetavust tega nagu ei küsinud, eks ole, ma arvan. Sest kõik, kes olid, neil seda probleemi ei olnud. Võib-olla varjupaika enda töötajad äksid paremini öelda. Aitäh. Veel kommentaari? Ei. Aitäh, Kadri Soo!